Belgia südames ehitas üks aadliperekond aastal 1633 suurejoonelise lossi, jättes oma jälje selle paiga ajalukku. Kuid aastate möödudes vahetas loss omanikke ning 19. sajandil ostis selle mõjukas Briti Watkinsi perekond, kes oli tuntud oma edu poolest antiik- ja kunstikaubanduses. Watkinsi perekonnal olid lossi jaoks suured plaanid, lootes laiendada oma tegevust Belgiasse ja mõnda aega tegid nad lossist oma kodu. Christophe Watkins ja tema õde Marie Noël kasvasid üles nende seinte vahel, ümbritsetuna perekonna rikkuse ja edu hiilgusest. Aja möödudes läksid nende teed lahku. Marie Noël lõpetas ülikooli ja igatses teistsugust elu. Marie Noël kolis Iisraeli, et õppida õigusteadust. Samal ajal võttis Christophe pereäri üle ja arendas oma isa tööd edasi. Ta oli mees, kellel oli palju kirgi ja naudinguid. Paljude armukeste ja reisimisjanuga elas ta priiskavat eluviisi, reisides äriasjus mööda maailma ja nautides elu täiel rinnal. Aga siis, aastal 2017, jäi loss vaikseks. See jäeti maha ja loodusjõudude meelevalda. Christophe'i ja tema õe Marie Noëli asukoht on teadmata. Mis juhtus selle kunagi suure Atkinsite perega? Milliseid saladusi peidavad mahajäetud lossimüürid? Liitu meiega, kui uurime selle unustatud paiga saladusi ning paljastame dramaatilise ja põneva loo inimestest, kes kunagi seda koduks nimetasid. Tere tulemast tagasi kõigile Bros of Decay kanalile, mina olen Leslie ja täna tutvustan teile väga erilist kohta. Minu kodumaalt Belgiast, loss aastast 1633, 17. sajandist. Selles on 4 sajandit ajalugu. Esmalt kuulus see ühele Belgia aadliperekonnale, hiljem aga Atkinsite perekonnale ja nende kunstikogudele ning kunstiäridele üle maailma. See saab olema suurepärane avastusretk ja ma viin teid läbi kõigi nende ruumide. Ja saladuste selle kauni, salapärase ja romantilise koha kõikidest külgedest. See loss on tõeliselt hiiglaslik, mulle väga meeldib selle stiil. Ma ütleksin, et saan seda võrrelda lossidega, mida olen oma kodumaal näinud. Mulle meeldib kindlasti see tohutu peauks, mis siin on. Näete, kuidas uks alaneb, et inimesed ja külalised sisse lasta. Seal üleval on meil isegi latern, mis ikka veel kõigub. Wow. Ja see on tohutu siseõu, mis seda kohta ümbritseb. Vanasti sõitsid inimesed siia hobuste ja vankritega ning parkisid need siia. Hiljem tuldi siia juba autodega.
Siin elanud Atkinsite perekond oli väga rikas ja mõjukas ning neil oli kindlasti palju autosid, mida siin hoiti. Vau. Tahaksin teile enne sisseminemist anda ülevaate sellest kohast ja näidata selle imelise paiga kõiki soppe ja nurgataguseid. Lossi. Vau, see välisilme on tõeliselt suurepärane, aga nüüd lähme siia sisse ja siin on kõik täiesti rohtu kasvanud, kuid see on moodustanud omamoodi sissepääsu lossi keldrisse. Pean olema väga ettevaatlik, sest siin on kõik lahti. Me jõuame kohe väga ilusasse keldrisse. Kõik selle koha arhitektuurilised detailid on siin kohe olemas. Vau! Mul on tunne, nagu ma tõesti siseneksin iidsesse Belgia lossi. Siin on meil uks, mille peal on kirjas tualett. Uksel on kirjas tualett, nii et ma usun, et Gustav, kui tal see loss oli ja kui ta äri ajas, kasutas ta seda kohta ka omamoodi kunstigaleriina. Kutsus külalisi siia, võib-olla lasi neil isegi siin magada. Ma ei usu, et see tol ajal hotell oli, sest selle kohta pole tõendeid. Selle kohta pole üldse tõendeid, aga ma usun kindlasti, et kliendid käisid siin kunstigaleriide ja muu sellise pärast. Vaatame sellesse tuppa sisse. Jah, ma näen kohe, et see loss on ehitatud aastal 1633. Need kaared kinnitavad seda kindlasti. Mulle meeldivad ka sambad toa keskel. Siit poolt on seda kindlasti näha, kui siia tulla. Need on täielikud marmorist tehtud, sa näed seal sees valgeid sooni. Mõnikord näed võltssambaid, näiteks Chicagos asuvas pangas, mida ma filmisin, ma panen selle siia üles lingina, aga Chicagos pangas olid tohutud võltssambad. Kuid muidugi Euroopas on need kõik ehtsad ja nagu näha, oli see tuba kunagi tualett, väga primitiivne. Nagu näha, liigume nüüd edasi keldrisse ja jõuame mingisse koridori, kus vasakul on trepp, mis viib üles lossi. Ma ei tea, mis uks see on, tundub olevat lukus, aga mulle meeldivad siin kohas kõik ukseavad. Need on kõik tehtud marmorist, sellest rikkalikust kivist, nagu näha, väga tugevad ja on siin seisnud juba 4 sajandit. Ja need puidust uksed samuti. Teeme lahti ja läheme tuppa. Tere tulemast sisse. Ma olen seda tuba juba vaadanud, aga usun, et see oli kunagi teenijate eluruum, kus majapidamise teenijad valmistasid kogu toidu perele. Sest aastal 1633 ehitas selle koha Belgia perekond ja nad olid aadlikud, loomulikult olid neil teenijad ning teenijad töötasid siin all, magasid siin koridorides ja jah, see oli nende ruum. Meie ees on tohutu kamin. Tol ajal olid siin all ahjud, toidu valmistamise kohad ja kõik muu. Kui siia alla tulla, näeb siin suurt suitsukubu. Vau. See on midagi väga ainulaadset, aga ma arvan, et tean, mis see kunagi oli. Nii et siin lõpus rippus pott. Ja siis ma arvan, et nad lükkasid selle kaminasse ning võtsid selle kaminast välja niimoodi, selle suure hingega, mis meil siin on. Sellel kaminas on üks ilus detail. Ma pole kunagi midagi sellist varem näinud. Vau! Siin sellel pool näeme neid ahjusid, millest ma rääkisin. Ma ei tea, kas need olid täpselt need, mis olid selle kamina all, aga need on kindlasti kuskilt siit majast. Vau, nad on ilusad ja täiesti roostes. Vau, mulle meeldib see väike kelder. Siin on ka tünnid. Ma näen siin taga veel rohkem, tule vaata. Vau! Siin põrandal on sõna otseses mõttes 100 tolmuseid veinipudeleid jäetud. Vau! See on alati olnud traditsioon
et lossid üle kogu maailma, eriti Euroopas, toodavad oma veini ja neil on kindlasti ka veinikelder. Vein oli tol ajal üllas jook. Vau, see on hämmastav. Ja siin näed jälle seda kaarvõlvidega lage, mis ulatub igale poole. Just nii ehitati neid massiivseid hooneid tol ajal. Nii kandsid nad lossi raskust. Nagu meil on tänapäeval vundament, oli see lossi vundament. Loomulikult on siin all ka vundament, aga just see hoiab kõik ülalpool stabiilsena. Olgu, ma arvan, et nüüd on aeg üles minna ja vaadata lossi ülemisi ruume, sest ees ootab tõeliselt põnev avastusretk. Liigume nüüd lossi peamisse ossa, selle majapidamise eluruumidesse. Ma olen väga elevil, et saan teile näidata selle imelise koha kõiki saladusi ja detaile. Vaadake vaid selle koha ilmet, seda imelist koridori. Siin ootavad avastamist suured saladused. Aga kõigepealt tahan teid viia siia. Lossi ossa. See on väike uks trepi paremal küljel, mis viib meid koridori, mida ma just silmanurgast märkasin ja mis on täiesti lummav. Mitte see osa siin, see on lihtsalt hunnik antiikesemeid, mis on üksteise otsa laotud. Kristof pidas antiigipoodi ja oli kollektsionäär ning tal on tuhandeid ja tuhandeid antiikesemeid üle kogu maja laiali. Aga ei, mida ma tahtsin teile näidata, on see tuba siin meie vasakul. Minu arvates on see üks kõige ekstravagantsemaid ruume kogu selles palees ja lossis. Tuba, mida Belgias ei oskaks oodata. Ma ütleksin, et sellel ruumil on omamoodi itaaliapärane stiil ja arhitektuur. Seda on näha ka siin seinal olevast krohvitööst. Seda tuba kutsutakse relvasaaliks või relvatuba. Nii nimetati seda selles lossis. Seda kutsutakse nii, sest kogu selle ruumi krohvitöö kujutab iidseid soomuseid ja kiivreid, relvi, mõõku ja igasuguseid muid asju. Ja mulle tõesti meeldib, et see on nagu 3-mõõtmeline kujundus, ilmselt tehtud juba siis, kui see loss ehitati. Nii ilus, siin on see kilp ja muidugi kogu see krohvitöö fassaadil väga detailne. Ja tõesti, iga selle ruumi nurk on hoolikalt kujundatud. See teeb sellest ühest kõige uhkemast ruumist kogu selles paigas. Mulle meeldib ka väga see kunstiteos siin, kus on kujutatud seda lossi või linna välismüüri, nagu näha. Wow. Lihtsalt suurepärane. Siin näeme rüütliturvist. Selle ümber on mõõgad ja odad. Ja seal üleval on isegi mõned vaasid lae sisse nikerdatud. Aga see on väga kurb ja tegelikult on see selle koha kurb reaalsus, et pärast seda, kui Kristof siit lahkus, hakkas see koht aeglaselt lagunema, see hakkab aeglaselt kokku varisema. Nad on teinud jõupingutusi selle koha renoveerimise alustamiseks, kuid mingil hetkel on nad näiliselt peatunud ega ole pärast seda enam jätkanud. Käsitsi nikerdatud puust kuju. Ma arvan, et see on pühak või preester. Või võib-olla munk, jah, tal on see tüüpiline välimus. Tal on seljas Belgia mungarüü, nagu nendes kloostrites, kus mungad elavad. Jah, nad kannavad kindlasti midagi sellist. Ma olen paar korda Belgias kloostris käinud. See on imeline. Ja siin paremal pool näeme lauda, kus Kristof tegi kogu oma töö. Siin ta suhtes oma klientidega, kirjutas kirju ja tegeles igasuguste asjadega, kogu oma äriga. Tema müts ripub endiselt tooli küljes. Ilus, antiikne polsterdatud tool seisab laua ees ja raamat on endiselt lahtiselt punasel lehel.
siin on meil ka ühe mehe pilt ja ma arvan, et see inimene, keda me praegu näeme, võib olla härra Kristof. Oleme selle inimese kohta põhjalikult uurimistööd teinud ja oleme leidnud, et oli mees, kes elas luksuslikku elu. Tal ei olnud lapsi, kuid tal oli palju armukesi. Kogu lossis näen armastuskirju erinevatelt naistelt, kellega ta siin koos oli või kellega ta reisis ja kes kõik talle aastate jooksul kirju kirjutasid. Neid näitan teile hiljem videos. Ja siin toanurgas on meil suur tiibklaver, tõeliselt ilus pill. Vaatame, kas see veel mängib. Vau, tõenäoliselt on see tellimusel valmistatud Prantsusmaal, aga ma ei ole 100% kindel, mis riigis see täpselt tehtud on. Tiibklaverid ei näe mahajäetud kohtades just tihti, nii et ma olen alati väga elevil, kui mõne sellise leian. Väga ilus pill, nagu näha. Üks asi veel siin toanurgas, mida ma unustasin mainida, on see mäng nende marmorkuulidega. Ma ei ole kindel, kust see mäng pärit on. Ma arvan, et see võis olla Aasia antiikmäng, sest tal oli ka kunstiäri Pekingis Hiinas, mis kuulus samuti talle. Nii et võib-olla on see Aasia mäng. Kui keegi teab, siis andke meile teada. Võib-olla oli see selle koha üks esiisadest. Vau! Ja siit saame pilgu heita ka väljapoole. Lasest. Veelgi rohkem kunstiteosed klaveri taga. Siin näete seda naist, kellel on peas kaunis kroon, mille kinkis Lord Wakefield of Hepte. See on kingitus, mis anti üle 1931 aasta aprillis. Näete, et seintesse on samuti nikerdatud muusikainstrumendid. Või on need selle ruumis seintesse krohvitud. Ja siin on nad hakanud sõna otseses mõttes pingutama, et päästa seintel olevat kunsti. Nad on teinud need raamid, et krohvist tükke toetada. Ja siin näete samuti, ilmselt see tükk hakkas seinast lahti tulema ja nad tegid pingutusi, et seda päästa, seal taga olev kilp. Ja siia tuli panna tugipost, et tõenäoliselt lage üleval hoida, sest kõik kukub põrandale. Aga esimene asi, mida ma sellesse ruumi astudes märkasin, oli see kiikhobune. Muidugi ma praegu lihtsalt räägin sellest, aga see on põnev ese. See on laste mänguasi 30-ndatest, 40-ndatest, võib-olla isegi 20-ndatest. See koht on väga-väga vana ja just selliste asjadega lapsed kunagi mängisidki. Tänapäeval ei suuda me seda enam ette kujutada. Aga see on nii imeline käsitöö meistriteos ja on toonud ka suurt rõõmu lastele, kes siin elasid. Kui Kristof selle koha üle võttis, siis kahjuks pärast teda pole siin enam ühtegi last elanud. Aga enne seda kiikusid tema ja ta õde sellel tõenäoliselt päris palju. Ma näen siin taga, see on kahuritoru. Siin on kahurikuulid selle allosas. Ma saan kindlasti aru, miks seda nimetatakse relvatoaks, sest iga krohvitöö detail, mida siin ruumis näeme, kujutab midagi, mis on seotud armeega, seotud lahinguga. See on ilus. Raamatukapp on sellel pool täiesti raamatuid täis. Ja siis loomulikult, kuna see on 17. sajandi loss, peab meil olema kamiin. Ja siin näeme taas, kuidas Itaalia disain tuleb esile. See kamiin on tüüpiline Itaalia ese, Itaalia marmor, Itaalia disain. Loomulikult on tavaline, et Belgia või Prantsuse lossides on Itaalia kaminad, kuid siin näeme ka, et nad soovisid selles paigas esile tuua Itaalia stiili. Armas kamin selle ees ja vaata seda tohutut lõõtsa kohe kamina kõrval siin. Ma tean, mulle meeldib see. Ma arvan, et omal ajal seda siin ei olnud, nii et sellega süüdati tuli seal taga.
kella sihverplaat kamina kohal, siin on tõenäoliselt samuti marmorist tehtud. See on tükk krohvi või puitu, mis on kuskilt alla kukkunud. Ma ei tea täpselt kust. Mulle meeldib ka see pilt, mis meil siin on, sellest daamist, kes näeb väga karm välja. Ja siis otse seal kamina krooni kohal on see vapp. Võib-olla oli see kunagi perekonna vapp, ma ei tea, milline oli Atkinsite perekonna vapp. See on imeline perekonna vapp, mis on seal igaveseks välja pandud. Ja veel üks puust kuju siin, mis kujutab religioosset tegelast. Nagu ma enne ütlesin, on siin igal pool laiali maale antiikesemeid ja ilusaid mööblitükke. Siin on kujutatud üht linna. Vanalinn. Nagu näete, on mäe otsas loss. Kui me hakkame siinset rusuunikut läbi uurima, võime leida aardeid iidsetest aegadest. Ma tahan näha, mis seal tagumises toas on. Enne kui me siit edasi läheme, näeme juba isegi asjad, mida ta oli ilmselt äri jaoks üles kirjutanud tol ajal. Me jõuame siia väikesesse kööki, väikesesse kõrvalkööki, mis on samuti selle toaga ühendatud. Kogu toit ja maitsained, pasta ja kõik muu on siin ikka veel alles. See on nii hullumeelne. Wow. Kõik nõud on ka veel kraanikausi peal alles. Need kohad üllatavad mind ikka ja jälle. Iga kord, kui ma mõnda neist külastan, panevad nad mind lihtsalt imestama. Olgu, läheme selles kohas veelgi kaugemale, vaatame kogu seda tohutut koridori ja ma juba näen midagi väga lahedat oma silmanurgas siin. See on pilt. Ja see mees siin vasakul meenutab kindlasti seda inimest, keda me nägime sellel pildil laual seal toas. Ja paremal olev võib olla üks tema paljudest armukestest või võib olla tema õde Marie Noel, aga ma ei ole veel 100% kindel. Me peame selle kohta selles kohas veel veidi rohkem teada saama. Loomulikult on siin igal pool kunstiteoseid. Siin all on isegi veel natuke küttepuid alles. Nagu näete, on koridor väga suur segadus. See mees elas siin üksi, ilmselt ka koos oma armukestega, aga enamasti üksi, nii et ta kuhjas igale poole antikesemeid ja veel antikesemeid. Ja siis see imeline trepp meie selja taga. Iga loss vajab muidugi suursugust treppi. Nagu näete, viib see teisele ja 3. korrusele selles hoones. Sinna läheme hiljem videos. Siin on isegi tema jalutuskepid jäetud trepi ette. Tal oli suur valik, kõik kaunilt nikerdatud, kõik ainulaadsed puidust valmistatud esemed. Wow. See on uskumatu ja see viib meid selle koha teise hämmastavasse ruumi, suurde saali, suurde söögisaali, kuhu külalised kutsuti, kus korraldati õhtusööke. Tõeliselt uskumatu ruum selles kohas. Wow. Isegi kamin siin on suurejooneline, uhke ja elegantne. Alustan siitpoolt. Selle toa nurgas on väike kirjutuslaud, ilmselt kellegi jaoks, kes siin istub. Jah, vaata seda. Siia on jäetud mõned dokumendid. Siin on härra Christian Christophe Jean Gilbert, selle koha omanik, sündinud aastal 1952. Ja tema oli see mees, kes seda lossi juhtis. Kuni aastani 2017, mil see hüljati. Siin on isegi Postipanga säästuraamat Christopher Atkinsi nimel. Wow, siin on ka paar kirja alles.
Vaadake seda kõik. Siin on mitu pilti perekonnast. Näeme Kristoffit koos mõne naisega. Mõned samad pildid on siin jälle. Näeme teda sama naisega. See võis olla Marie Noel, tema. Õde siis. Vau. Nii palju pilte on siia jäänud. See on imeline vaadata. Ja siis jälle see suur kamiin. Vau. Jälle suurepärane vaade sellele, koos selle marmorkattega, see marmorkamiin ja siis sees telliskivi. Ning vaata seda vappi siin keskel. Siin on kirjutatud 1633. See on rauatöösse sisse graveeritud. See on selle lossi ehitusaasta. Nii et see plaat, mis kunagi lossis oli, on sama vana kui loss ise. Vau, vaata kui ilus see on. Ja see kamin siin ees on kindlasti hiljem lossi lisatud, kuid see on siiski väga ainulaadne ese siin. Isegi söed on veel selle paremal poolel. Vau, need on väga kerged. Ma ei teadnudki, et söed on nii kerged. Ma pole neid kunagi tegelikult katsunud. Okei, vau. Istumisala siinpool, väike laud selle ees. Ja siis loomulikult see uhke suur laud siin toa keskel, kus me näeme, et 10 tooli seisavad endiselt selle ümber. Võib-olla kui tal oli mõni suur tähtis sündmus, kutsus ta kõik oma kliendid ja äripartnerid siia ning nad sõid kõik koos sellest toas õhtust. See on põnev, näha on taldrikud, kahvlid ja noad endiselt laual, kuid ma arvan, et selle on nii seadnud fotograafid. Kaunid kunstiteosed. Kogu selles majas on imelisi kunstiteoseid. Mulle meeldib eriti see tohutu maal siin taga, mis kujutab väga traditsioonilist talunike paari. Nagu näha, seisavad nad võib-olla oma küla ees. Kaunilt maalitud ja midagi, mida ei tohiks jätta maha jäetud lossi. Siin on jälle kirjutuslaud, millel on paar pudelit alkoholi jäetud. Campari, Bols, Genever, see on Tuude Hollandest. Siis muidugi palju raamatuid ja kõik on ikka veel siin jäetud. Mulle meeldib see kamm või see hari või pintsel või kuidas iganes seda nimetaksid, aga see oleks koos mingisuguse kühvliga. Siia on jäetud veelgi rohkem pilte. Inimesed, kes kunagi siin elasid. See näeb välja nagu mingi perekondlik koosviibimine või jälle pulmad. Vau, jah, kellegi sünnipäev, võib-olla isegi Kristoffi oma. See on uskumatu, kõik puhuvad küünneid ära. See on imeline. Ja vaata neid pilte, mis meil siin paremal pool on. Need on kõik pildid lossist endast. Vau, sild, mis läheb üle väikese oja. Koha välisküljel. Kõik lossi detailid on siin kujutatud. Vau, kõik kõrvalhooned, isegi väike kabel, mis on selle paremal pool. See on uskumatu, see on siseõu. Vau. Siin on meil hunnik Hiina kirja muidugi. Kristofferil olid ärihuvid üle kogu maailma, nii et me näeme seda kogu selles kohas. Tal on Euroopa antiikesemeid, aga tal on ka Inglise antiikesemeid, Hiina antiikesemeid ja Jaapani antiikesemeid. Ta reisis üle kogu maailma. Ta oli mees, kes oli pidevalt teel, pidevalt väljas äri ajamas ja see on kogu selles kohas näha. See on tegelikult imeline. Nii palju mõjutusi kogu maailmast on siia jäänud. Vaata seda, muidugi on siin veelgi rohkem pilte jäetud ja need on mingisugusest restaureerimisest. Tundub, et nad restaureerivad. Võib-olla nad restaureerisid siin lossi, seda lossi, kus me praegu seisame. Sest need on jälle lossi pildid,
aga nendel piltidel näeb loss palju paremas seisukorras välja kui täna. Jah, pilte on igalt poolt lossist. Jah, ma näen, et siin nad restaureerivad selle koha osi. Vau, ja need pildid on aastast 2000, nagu näha, ammu aega tagasi. Okei. Siin on sõrm. Ja siis väga suur raamaturiiul. Ikka täis raamatuid, ikka täis kirjandust, mida Kristof ja inimesed, kes siin elasid, lugesid. Vau. Siin on ka väike istumisnurk koos tohutu naise ja lapse maaliga. See on midagi, mida näeksid muuseumis, aga mitte maha jäetud lossis. On patt see siia jätta. See on ilus kujutis neist inimestest. Vaatame, kas on mingeid märke. Kas seal on allkiri? Ma ei näe midagi. Vau, mulle meeldivad ka need polsterdatud toolid ja kõik antiikkesemed, mis selles toas on. See on väike kapp, sellel küljel on väike sahtel. Enne kui edasi läheme, vaatame veel korra seda tuba üle. Olgu, liigume nüüd mööda seda koridori edasi ja vaatame, mida veel leiame. Vaatasin neid siin, neid väikeseid kunstiteoseid. Ja mulle tundub, et need on laste tehtud, aga mine tea, ma pole kindel. Ja siin näeme veelgi rohkem dokumente, mille on kirjutanud härra Atkinsi ettevõte. Tema müts on ka endiselt siin. See näeb välja nagu mingi jahimüts. Ma ei ole 100% kindel ja ma just rääkisin kogu sellest Aasia mõjust ja mõju kogu maailmast. Ning siin näed juba Jaapani kaardipakki, mis siin vedeleb. Wow. Ja nüüd läheme läbi selle lossi sassis koridoride, sest paljud toad on täis kuhjatud nagu see siin igasuguste antiikkesemetega. Mulle meeldib see lühter, mis siin laest ripub. See laguneb küll, aga on ikka veel olemas ja nagu näete, raamaturiiulid. Ja kõik, mida oskad ette kujutada, vedeleb siin. Näiteks see ilus polsterdatud tool, mis on lihtsalt sõna otseses mõttes siia tuppa visatud. Kas suudad seda ette kujutada? Ma näen tema tehtud pilti, mingisugust polsterdatud tooli. See näitab, et ta oli kunstikoguja, kunstikaupmees. Sajad kirjad on endiselt sellesse kasti jäänud. Kamin siin all. Vau, kõik need kivid ja kõik muu. Nii et see koht on ikka päris segamini. Ma ei tea isegi täpselt, milleks kõik siin varem oli mõeldud või mida ta täpselt selles kohas tegi, sest siin on nii palju toole. Võib-olla pidas ta siin seminare, ta oli mõjukas ärimees, nii et kindlasti midagi sellist. Ta tegi siin midagi, mis oli seotud tema äri või millegi muuga. Vau, vaata seda hiiglaslikku põrandakella, mis meil seal toa nurgas seisab. Vau. Ma ei teagi, kuhu vaadata, aga enamik asju siin sees ei ole eriti huvitavad. Vaata seda. Imeliselt nikerdatud puidust kapp. Kõik on sellele kapile väga põnevalt nikerdatud. Vau. Ilus lõvipea siin all. Vaata, kas saame selle lahti teha. Seal sees enam midagi ei ole, vaat seal on isegi väike kleebis inventaari numbriga peal, mis ütleb meile, et see oli tõenäoliselt tema ärist, see oli mööblil, see on sool. Siin jõuame selle koha tööalasse, näed neid puutöölaudu, need on tehtud puutöö tegemiseks, nii et siin võidi ka mööblit parandada. See võis olla mõni koht majas või lossis, kus mööblit parandati. Võib-olla töötasid siin kunagi töömehed.
Näed, kõik need sahtlid ja väikesed abilauad on siia kokku kuhjatud ja neil kõigil on ka need väikesed ikoonid, need väikesed kleebised peal. Mis näitavad, mis need on ja kuidas need tema äriga seotud on. Vaata seda hiiglaslikku hirvepead, mis siin ukse kohal ripub. Vau, ma ei teagi, kas see on põder või hirv. Ma pole kindel, mis loom see täpselt on, nii et kindlasti jäta see kommentaaridesse. Aga ma olin täiesti hämmingus, kui seda esimest korda nägin. Vau. Okei. Lähme isegi natuke kaugemale. Siin toas on veel üks asi, mis mulle väga meeldib. Vaata seda väikest autot, mis meil siin all on. Need rattad, need puidust rattad seal. Lähme edasi, liigume nüüd teisele poole. Lossi teisel poolel on veel üks massiivne trepp, mis viib üles. See on täpne koopia toa teisest küljest ja siin näed jälle, et nad üritasid seda kohta taastada. Püüdsid midagi teha, et seda taas elustada, aga neil ei õnnestunud. Neil inimestel oli nii palju raha ja nad ei suutnudki seda teoks teha. See näitab lihtsalt, kui palju maksab sellise koha renoveerimine. Siin jõuame teise remondiruumi, võiks öelda. Kõik tööriistad ja muu on siiani siin, et parandada mööblit, parandada antiikesemeid. Ja võib-olla teha ka Lossi enda parandustöid. Ma ei usu, et Kristof ise midagi sellest tegi. Ta oli liiga peen mees, ilmselt ei tahtnud ta oma käsi määrida. Tal olid inimesed, kes tegid kõik tema eest ära. Kõik akrüülid ja lakid ning ahjud on siin kõigi nende sisustusesemete jaoks, mida ta müüs. Ja üks asi, mis selles toas mulle tõesti silma jäi, on kindlasti see kunstiteos, mis on siia kaminasse nikerdatud. Jälle relv, mõõk, mis on siia jäetud. 1. Ilus Itaalia kamin on ka siin all, see on imeline. Siin on kirjas Patria ja see on Belgias valmistatud kamiin. See on tehtud Haarenis, see on koht Hollandis või Belgias. Ma ei ole 100% kindel. Ja vaadake ka selle kamina sisse. Vasakul pool on meil vahvliraud. Tüüpiline maius. Meie riigist pärit, aga just nii neid vanasti valmistati, vähemalt väga suured. Vahvliraudadega, ma ei paneks neid kaminasse ja just nii tehti tol ajal vahvleid. Mulle meeldib ka see väike mänguasi, mis siin on tehtud. See on täiesti käsitsi valmistatud mänguasi, nagu näha ilmselt laste poolt, kes siin elasid. Vau, see on ilus. Kõik need hammasrattad ja muu ja ikka saab näha, kuidas see töötab. See on imeline asi, mis on maha jäetud. Veelgi rohkem sütt on siin kaminakolde kõrval. Vaatame selle toa veel korra üle. See on üsna tühi, siin pole eriti midagi vaadata. Enne kui ma üles lähen, avastasin ma, et sellel kohal on veel üks kelder. Me just nägime esimest keldrit, aga uks oli teisele poole lukus. Ja siin, selle taga, nägin ma, et on veel üks väike koridor, mis viib alla. See loss on täiesti tohutu ja siin on sõna otseses mõttes igal pool ruumid ja koridorid. Vaata seda. Trepp, mis viib vangikongi, keldrisse. Mulle tõesti meeldib Lossi keldritesse minna, sest mõnikord avastad sealt peidetud käike, veinikeldrid või lihtsalt iidseid esemeid, mida muidu ei näeks. Vaata seda lukku siin ukse peal. See on sõna otseses mõttes nii habras, et kui ma seda liiga kõvasti puudutan, laguneb see lihtsalt koost. Ja siia me jõuamegi. Vau, ma tunnen, kuidas tuul siit läbi puhub. Ma arvan, et see on mingisugune veinikelder või toiduladu vanasti.
siin pidi olema väga niiske, siin on siiani väga niiske. Mulle meeldib see. Kaarjas lagi, väga tüüpiline ehitusstiil sellest ajastust. Vau. Paljastatud tellised juhatavad meid siit läbi, need torud on hiljem lisatud, nagu näha. Huvitav, kuhu see meid viib. Vaata siia poole. Mis meil siin on. Ma arvan, et tol ajal olid need selle koha veinikelderid, kus kogu vein hoiti, aga nüüd on siin igal pool palju mööblit. Mis see võis olla? Vaata seda ust, mis meil siin ees on. Ja seal on väike auk, millest saab sisse vaadata. Esimene asi, mis mulle pähe tuleb, on see, et see võis olla mingi vangla. 17. sajandil võisid siin sees olla vangid. See näeb välja nagu väike vangikong, kas sa ei arva. Ma ei ole 100% kindel, aga nii ma arvan. Jah, võib-olla vang. Inimesed, kes siin elasid, said selle korralikult lukku panna. Nagu näed, on siin 2 võimalust seda lukustada. Nii et siit polnud mingit võimalust põgeneda. See on uskumatu. Ma arvan, et siit saab jälle natuke välja sisehoovi. Vau! Nüüd on aeg minna üles selle uskumatult ilusa trepi kaudu teisele korrusele ja õnneks pole seda trepi ehitustöödega kinni kaetud. Me saame ikka veel näha ilusat paljastatud puutööd. Aastate jooksul, mil see ehitati. Siin trepi ülaosas oli kunagi loom. Siin. Vau. Vaata seda ilusat ja peent kujundust. Selle siin. See viib meid teisele korrusele. Vau, see pidi olema tõeline nauding. Siia üles kõndida iga päev. Ma näen siin meie paremal pool väikest tuba. See näeb välja nagu väga väike magamistuba. Vaata seda. Mu jumal. Poole trepi peal on meil väga pisike magamistuba. See näeb samuti välja nagu natuke moodsam ja lihtsam magamistuba. Mitte midagi, mida oleks sajandeid kasutatud. Aga minu arvates on see siiski imeline. Okei. Lähme edasi ülespoole ja siin jõuamegi sõna otseses mõttes ehitustsooni. Nagu näete, siin ripuvad plastid ja talad ja kõik muu. Ning isegi 3. korrus on siin kinni pandud, aga teiselt poolt saame minna selle koha 3. korrusele. Vau. Nad töötasid kindlasti kõvasti ja püüdsid seda kohta korda teha, aga kahjuks jäid nad mingil hetkel toppama ja ei jätkanudki oma tööd. Siin on veel üks suur saal või kunagine suur saal selles hoones, aga kahjuks lagunes see kõik ära ja seda ei jõutudki lõpuni teha. Atkinsi perekond hakkas siin elama 20. sajandi alguses. Kristoffi ja Marie esiisad ja isa tulid siia elama, laiendasid äri ja siis võttis Kristoff selle üle ning muutis selle veelgi uhkemaks, kui tema isa ja esiisad olid teinud. Vaata kogu seda mööblit, mis on siia sisse jäänud. See on lihtsalt hullumeelne. Näiteks see kirjutuslaud. Nii imeline ese. Sellel on inventaari number peal. Siis on selle kõrval kohe üks imeline maal. Üks meepurk. Piip ja muud sellist. Selle ette oli jäetud lastevanker. Ilus, antiikne lapsevanker. Vau, see oleks nii ilus dekoratiivne ese maja sees. Polsterdatud toolid. Isegi mitte kõige ekstravagantsem asi selles toas. See malmist perekonna vapp, tõenäoliselt esimene perekond, kes siin elas.
kaunilt valmistatud, hobuste ja lõviga. Vau! Teine polsterdatud tool selle kõrval ja siis väga-väga suur istumisnurk siin. Ma ei tea, kas seda kasutati regulaarselt või on see lihtsalt kellegi poolt üles seatud, aga need toolid näevad uskumatult mugavad välja. Need ei ole kindlasti antiiktoolid, kuid siiski väga ilusad esemed. Kas see on mingi polsterdatud kiiktool? Ei, see on mingi lamamistool. Ma arvan, et see on nii. Ma ei suuda seda enam liigutada, see on ka ilus mööblise. Ja siis oli meil siin paar vanaisa kella, veel rohkem mööblit sellel pool, voodiraamid, madratsid, kõik, mida võid ette kujutada, lihtsalt vedeleb siin. Kamiin, maamor. Mulle meeldivad ka siin need ukseraamid ja uksed üldiselt, need on sellele majale väga ilusaks lisandiks ja kõik on igal pool ühesugused. Olgu, vaatame siit edasi, sest ma arvan, et need ülemised korrused on enamasti panipaigad, kuid siiski on neil ülemistel korrustel mõned ilusad osad. Vaata seda, siin on suur segadus kõigist äridokumentidest. Kõik on siia jäänud aastate ja aastakümnete ning sajandite jooksul, mil nad oma antiigikogumise äri pidasid. Vau! Siia on jäänud lühtrid, seinavaibad rusude all, laud, mille taga nad töötasid. Kõik kaustad, nende klientide dokumendid, kõik on siia alles jäänud. Vau! Vau! Midagi väga ilusat selles toas on kindlasti see kamiin keset tuba. Immeline kamiin, mida ümbritseb see marmor. Täiesti ilus, see on kindlasti minu lemmikkamin kogu majas ja otse selle all on meil see väga eriline polsterdatud diivan. Kui ma seda esimest korda nägin, olin ma sõnatu. See on lihtsalt imeline ese ja isegi sellel kaminas on see vapp kivisse sisse raiutud. Mall, mille kohal on kroon. Ja palju suitsu aastate jooksul, mil korsten siin töötanud on. Vaata kogu seda mööblit, mis on siia tuppa jäänud. Olgu, liigume edasi mööda seda koridori. Siin üleval näeme veelgi rohkem mööblit igal pool, need toolid ja lauad. Kristof kasutas seda lossi kindlasti mitte oma pere jaoks, vaid oma äri jaoks. Vau, issand, siin üleval on isegi veel magamistuba. Täiesti puutumatuna alles. Voodi on endiselt tehtud. Öökapid on alles. Sahtel on siin. Vau, ma poleks oodanud nii ilusat magamistuba nendel ülemistel korrustel, mis on, nagu me just nägime, täiesti antiikesemete alla mattunud. Vaata seda imelist marmorkattega öökappi. Nikerdatud taldrikud seal üleval, paari kuju, seda odavat käsitsi nikerdatud eset. Mulle väga meeldib see Aafrika kunstiteos, mis meil siin on. See on täiesti imeline. Ja nagu näha on ka kõik tema riided siin kõrval alles. Kogu meeste riietus muidugi. Hei, siin on ka paar naiste eset. Mõni kamm, mõned habemaajamisvahendid, hambahari. Kõik need isiklikud asjad, kõik need hügieenitarbed on siin alles. See on hullumeelne. Ja need võisid kuuluda nende esivanematele, pere isale ja emale, Kristofile, tema vanematele, Kristofile ja Mariele, nende vanematele. Ja siin on veelgi rohkem riideid. Siin on armas väike magamistuba, minu arvates kindlasti tore lisamajale. Ilus.
näete jälle toast tuppa palju plasti. Kõik see oli ettevalmistus suurteks renoveerimistöödeks, mis siin sees toimusid. Mulle meeldivad need väikesed toolid, mida voodi ette pannakse. Hommikul saab sinna istuda, riideid vahetada, riided selga panna. Veelgi rohkem kaustu kogu siin jäetud ärialase teabega. Siin on kirjas ettevõtte fotod. Ilmselt kõik fotod nende antiikesemetest. Väike lehm ja siis läheb lehm siit minema. Wow. Wow. Siin tuleme jälle teisele poole, aga siis ülemistele korrustele ja hoidume eemale. Ma tahan sellest koridorist siit läbi minna. Ma tahan sellele poolele pilgu peale visata. Tundub, et see on üsna tühi. Siit saab vaadata lossi tagakülge. Sellel lossil on 500 aakrit maad. Tohutu suur koht. Asub Belgia südames. Ikka veel palju asju. Ma näen siin mõningaid pilte. Wow. Okei, ma pean neid kindlasti sulle näitama. Las ma panen korras kaamera paika. Okei, ma just nägin neid pilte ja olin nende ilust pahviks löödud. Need on pildid, mis kujutavad siin kunagi elanud inimeste elu. Atkinsite perekonda, kes reisisid mööda maailma ringi. Siin näed, see on ilmselt kuskil Püreneedes või Austrias või Šveitsis. Siin näeme neid ilusaid pilte. See noor naine on tõeliselt inspireeriv. Ja siin on suur fotoalbum perekonnast 1901. aasta augustist. Siin näed, pereema seisab lapsevankriga maja ees. Wow. Need on kõik pildid. Perekonnas, kes siin kunagi elas, Atkinsite perekonnast, see on midagi, mida ei tohiks maha jätta. Need pildid on 120 aastat vanad, sellest väikesest tüdrukust, aga tema kindlasti enam ei ela. See on tõeline ajalugu sellest perekonnast. Vaata seda naist, aafriklannat, kes seisab noore lapsega vankris kusagil pargis aastal 1902. Iga kord, kui ma näen selliseid pilte, pean ma need läbi vaatama, pean neid näitama. Siin nad on koos oktoobris 1903 paadil. Wow. Kas see pole mitte lihtsalt imeline ja minu arvates on need pildid üsna hea kvaliteediga. Siin näed, see on laps koos oma koeraga, oma lemmikloomaga. 1908. aastal Kairos, Egiptuses, olid need inimesed muidugi väga jõukad, nii et nad reisisid palju mööda maailma ringi ja neil oli raha, et teha selliseid fotosid. Neid pole tõenäoliselt kunagi keegi peale pere näinud ja nüüd näitan ma neid kõigile esimest korda. Vau! Selliste piltide tegemine oli ka inimeste jaoks üsna eriline sündmus, sest tol ajal ei olnud fotograafia nii tavaline nagu tänapäeval. Wow. Ja see algas 1902. aastal. Ja nüüd oleme 1919. aastas. Ja see läheb aina edasi, siin jõuame esimese maailmasõjani. Ja siin näete kindlasti kõiki neid reise, mida need inimesed üle maailma tegid. Veel üks väga põnev asi. Ma leidsin selle siit. Siin on kõik need pildid nendest daamidest. Nagu näete, see siin on muidugi alasti. Aga siin on meil veel üks pilt daamist, kuid ma vaatasin läbi ka kõik need kirjad siin. Mitte kõiki neist, aga siin on väga huvitav. Näiteks tema õde Marie Noel kirjutab selles kirjas oma vennale Kristofil ja küsib, kuidas tal läheb, kas tal on kõik korras ja kuidas tema armastajatel läheb. Ja siis vaatasime me kõik need kirjad läbi ning tundub, et Kristof oli mees, kellel oli palju armastajaid. Tal oli palju naisi, kellega ta kohtus ja kellega ta väljas käis. See on lihtsalt nii naljakas asi, mida siin näha. Sest tõesti, on naisi, kes talle kirjutavad ja on naisi, kes on tema peale vihased.
ja need naised, kes kirjutavad, räägivad, kui väga nad teda armastavad, mu armastatu ja nii edasi ja mulle tõesti meeldib see. Midagi sellist näha on väga ilus ja huvitav, ma pole kunagi varem näinud armukese lossi, mehe lossi, kellel oli palju naisi. Ta ei abiellunud kellegagi, ta oli lihtsalt keegi, kellel oli palju naisi ja kes nautis seda elu jooksul, jah. Siinpool näeme isegi veel üht fotoalbumit, aga veelgi rohkem pilte neist inimestest. Siia on sõna otseses mõttes jäänud tuhandeid vanu pilte. Vaata seda, kõik on nii uhke, nii ilus vaadata. See on Veneetsia vanasti. Vaata seda pilti siin all, see on enne turismi, enne massiturismi Veneetsiasse, kui Veneetsia oli veel väga ehe. Et inimesed armastasid kindlasti ka purjetamist, nagu näha. Palju purjekaid, mis reisisid üle kogu maailma. Vau, ma ei suuda lõpetada nende imeliste piltide vaatamist. Näiteks see naine kassiga aastal 1907. Inimesed sõidavad oma jalgratastega. Nii et selles kohas on veel üks viimane korrus, mida ma pole veel katnud. See on siin 3. korrus. Aga üks huvitav fakt siin on kindlasti see, et näete, et need inimesed olid inglased. See oli Inglismaa lipp, Atkinsite perekond. Siin on ka see ilus vaas, kahjuks katki, aga ikka veel lebab siin trepil, mis viib ülemisele korrusele. Okei, trepp tundub natuke viltune, aga ma proovin siiski üles minna. Mõnikord teen ma hullumeelsed asju. See näeb välja nagu pööninguruum, kuhu me läheme. Selle maja ülemised korrused, jah, kindlasti. Sellel kohal on pööninguruum. Need on need traditsioonilised lossipööningud. Nagu näete, siin tuleb korsten kokku ja läheb siit majast välja. Kõik aknad on lihtsalt lahti ja aja jooksul katki läinud ning siia üles ladustati ka palju asju. Antiikesemeid, toole ja mööblit. Vaatan, mis veel on. Mida siit pööningult veel leida võib? Vau. Kõik need voodiraamid. Ma näen siin ka raamatupidamislauad. Nii palju mööblitükke. See kõik on sellesse majja maha jäetud. Inimesed maksaksid selle eest tuhandeid ja tuhandeid eurosid. Aga siin see lihtsalt mädaleb. Vaatame teises kohas, kas siin üleval on veel midagi huvitavat avastada. Need pööninguruumid on ilmselt kunagi ainult panipaigana kasutatud. Jah, ainult selleks otstarbeks. Jah, siin üleval pole eriti midagi peale hulga mööbli. Nii et me oleme just avastanud selle tohutu koha siin. Praegu seisame selle imelise lossi tagaküljel. Enne kui me läheme, tahame sulle veel ühte asja näidata. Vaata neid kraave siin lossi kõrval. Vesi jooksis siit läbi ja see toimis loomuliku kaitsetõkkena sissetungijate vastu. Ma tõesti nautisin siin avastamist. Mulle meeldis väga Atkinsite ja Christopheri lugu, kes siin elasid. See oli tõeliselt ilus, et sain seda dokumenteerida ja maailmale näidata. Kui sulle see video meeldis, siis palun pane videole like, telli kanal ja kirjuta kommentaar kommentaaridesse. Kirjelduses on ka link Patreonile, kus saad kanalit toetada ja aidata meil üle maailma reisida. Sellega tahan sind väga-väga tänada, et vaatasid selle nädala videot ja kohtume juba järgmisel nädalal uues põnevas episoodis. Armastan sind!